Ja tere õhtust, hommikust või hilisööd, olenevad sellelt, millal te meid vaatate. Me oleme tagasi Sky.ee lainetel. Kristel Aaslaid, Daniel Levi siinpool. Ja toome teieni värsked uudised meie enda eludest, rubriigist, et mida me teeks. Mida me teeks, aga enne veel üks kiireloomuline uudis. Kannikate vahelt tulevad uudised. Nimelt, Grammofon ja Daniel Levi on andnud välja uued lood. Nii nagu on 2 kannikat, on ka 2 lugu, Follow Me ja Oh My Mind, mingi kuulama nüüd kohe Spotify's. Let's go! Mitu banaani on liiga palju banaane? Kuidas süüa koosolekut? Kuidas teised toetu? Mida teha, kui ütled tulemusele kogemata enne? Kord see nii väike on. Täiesti kohutav. Eriti nõme tüüp palub listi panna. Ütleb, et ta elukaaslane jättis maha. Tal on väga seda vaja. Mida teed? Et on vaja listi panna, sest elukaaslane jättis ta maha? Ma ei tea, tegelikult mul hakkas praegu tast kahju veits nagu. Aga ta on nõme tüüp, aga samas... Siis ma, esiteks ma teaks ju, miks ta maha jättis, ta on nõme tüüp. Ta on nõme tüüp, jah. Ma kirjutaks talle. See ei ole tegelikult üllatav. No seda me nägime kõik seda tulemas. Me nägime seda tulemas tegelikult. Ja ma arvan, et ja mida me ei taha näha tulemas on sind sinna üritus. Et sa üle. Mine võib-olla võtta aega endale. Ja ürituste asemel, peo panemise asemel vaata sissepoole. Et ära otsi oma ennast väljapoolt, vaid seestpoolt ja ära ole nii nõme. Siis sul võib-olla oleks naine ka veel alles. Oleks aus vastata. Aga tõenäoliselt ma jätaks lugemata selle kirja. Kusjuures tegelikult see on küll, kui näed Messengeris, näed seda algust vaata juba ja kui tundub siuke jutt juba, et siuke listi ja naine jättis maha ja nõmeda tüübi, et siis juba tead, siukse häälega kirjutad. Jah, siis juba tead, et ei, siin ei saa midagi head tulla. Ehk siis olukorral lahendame niimoodi, et ma ei tea, tundub, et ma ei luget seda kirja vist täie. Aga samas ta on nõme tüüp, noh. Ja aus oleks talle seda öelda. Kuule, sa oled nõme tüüp, ma ei taha, et sa maksa pileti eest või ära tule. Pead telesaates otse-eetris oma uut lugu mängima, aga kõlama hakkab vale lugu, mida teed? Ma ei tea, ma ütleks lihtsalt, oot, see nüüd küll on natuke vale track. Teeme uuesti. No, et ownid seda. Sa ownid seda, jah. Mina olen täiega laval see mingi, meil läks valesti ja kõik on mingi, ära ütle seda, las nad teavad. Kuigi tundub, et ma siin laval olen täiesti veatu, siis ei ole. Ei, aga mulle alati meeldib see, et lihtsalt teed nagu nägu, et nii peabki olema. Aga siis kogu bändi nägu on pärast. Kas see oligi see nägu, et keegi ei saa aru? Kõik on mingi. Ja, sellepärast, no mõned vennad kohe nad on. Ja siis on see, bändi vahel on see. Ja ma pean olema selles. Ja kõik on maks chill. Olukord järgmine. Näed, et proovikas on bändikaaslane võtnud sinu tassi. Mille kohta oled sa korduvalt öelnud, et see on sinu lemmik. Mida teed? Okei, see on lihtne. Aitäh, et sa mulle valasid. Aitäh sulle. Kui tore. Aitäh sulle. Aga kui sulle meeldib, kui ta koirohtu joob näiteks. Kui ta koirohtu või? Siis ma lihtsalt... Tervist tuleb. Tervist tuleb. Nipsti ja nöpsti. Mis sa teed? Võt, mina vist isiklikult ei ole lihtsalt siuke tassi omastaja. Ma olen siis närvi, kui keegi nagu, ütleme, see on minu lemmiktassi ja siis keegi teeb selle katki, siis ma olen natuke kurb. Nii ei oleks pidanud tegema. Ma olen öelnud, et see on mu lemmiktass. Kas on vaja seda maha kukutada? Võtaks kõige arvamist. Ma peksaks kõigi teiste tassid ka sodiks. Jah, see on ju tegelikult mõistlik. Mina arvan küll. See on mõistlik, jah. Silm silma vastu, tass tassi vastu. Tass tassi vastu, vist on nii kirjas. Ja ma ütlen, et too mu ema lemmiktass. Ma otsin üles kogu supere serviisid. Näed rongis vana klassikaaslast, kellega sul väga midagi ühist ei ole. Ühist vara ei ole. Ühist väljavaadet ellu. Ta märkab sind. Mul ei ole taga ühist vara või? Sul ei ole. Siis mul ei ole ju taga midagi ühist. Ta märkab sind, mida teed?
kuna me tegelikult olime klassikaaslased, siis tegelikult meil on ühist. Jah, nii et siin on faktiviga. Tegelikult siin on faktiviga, et tegelikult ühine koolitee. Meil on ühine koolitee. Me saaks rääkida, et keda vahepeal klassist näinud oled, appikene, kas sa Maarikaga oled suhelnud. Ja Maarikal oli ju see, et tal see juhtus. Ja siis veel mäletad. Selle nõmeda tüübi maha. Ja mäletad. Ja siis ta veel tatist kontsertil sulle. Ei, aga kas siis saaks rääkida veel õpetajatest, vaata, on ju. Et seal on ühesõnaga nii palju asju, millest saaks rääkida. Isegi terve tee, ma arvan, et Tartus Tallinnasse saaks arvad, jah, aga no nüüd on see, et nagu, et ta on ka nõme tüüp või? Ei, aga seda ei saa ole siin öelda, et ta on täiesti tavaline inimene, kellega lihtsalt sul oli ühine koolitee. Võib-olla me ei olnud kooli ajal, me ei olnud nagu bestikad. Vaat oleneb jah, et kas nüüd ei ole ühist, sest et noh, kunagi, eks ju see oli, et siis tead, ma arvan, et ma teeks siuke tšau ja siis ma vaataks oma pealt, et kas, kui see on seal lähedal, siis muidugi mõne sõna räägime juttu, aga kui see ikkagi ei ole, siis mulle meeldib reeglitest kinni pidada ja oma kohal istuda. Sest et kui midagi juhtub, siis keegi ei tea, kus ma istusin. Ei, selles mõttes, et ilmtingimata ei jääks nagu üleliialt nii-öelda nagu jutustama, kui ei ole just mingi väga hea jutt pooleli. Sest et kust ma võtan, et ta tahab hullult minuga ka rääkida. Me hakkame võtma alati enda vaatepunktist, oma vinklist. Et oi, nüüd mul on ebamugav, kui ta minuga rääkima jääb. Aga äkki tal on ebamugav, kui mina temaga rääkima jään. Kas me nii oleme kunagi mõelnud? Jah. Ma mõtlen kogu aeg, kui sa tuled muga rääkima, jah. Mingi tüüp. Kõik. Aga kusjuures alati Bäkkarisse tuleb alati mingi tüüp. Alati tuleb mingi tüüp Bäkkarisse. Nii, okei. See tuleb Bäkkarisse ja siis mingi tüüp tuleb ja siis kõik on anda. Ja. Sama olukord nagu siis, kui läheb vale track peale ja kogu bänd on nõnda. Aga nüüd, kuna see tüüp on seal, siis kõik on sama olukord, samad pilgud, minimaliseeritud. Ja sama nõme tüüp. Ja see alati sama nõme tüüp, nii, okei. Igatahes see tüüp tuleb, aga tal on ka midagi vaja. Tahab oma telefoni laadida ja ütleb, et ta on sinu vana sõber, aga sa ei ole teda kunagi näinud. Kuidas käitud? Ma eeldan alati, et ma tegelikult tunnen seda inimest. Kuigi ma võib-olla ei pruugi koheselt ära tunda. Sest et mul on lihtsalt kohutav mälu. Nii et nii halb mälu. Ei mäleta nägusid, nimesid. Ei mäleta lapsi. Ilmselt on see, et tule võta veel siit laua pealt head paremat. Jaa, sõpruse nimel. Vanad sõbrad oli ju, mäletad, kui me käime. Ja see oli ka see. Siis ta tuli sinna ja me läksime veel edasi. Aga ta läks nüüd naisest ju lahku. Oligi, on ju. Ta kirjutas ka sulle, et kas saaks listi, aga sa millegi pärast ei vasta. Ja siis mõtleks, sa oled selle tüübi. Ja siis mõtleks ka välja. Kohe. Kui sa selle vennaga suhtled. Astusid välja. You follow me? Mine kuula Spotify's. Oh my, kohe praegu. Grammofon. Saadaval Spotify's ja YouTube'is. Jaa, seal on meil huvitav video. Mis seal videos toimub? Mida need silmad vaatavad? Jaa, mine vaata järgi ja kui sa juba ei ole seda teinud, siis mine vaata järgi. Ja kui sa veel oled seda tegemas, siis tee seda uuesti. Jaa, aitäh. Sky.ee. See on lahti. Mida teeksid, kui tass kukuks põra? Krediitkaardi slotti. Swipe ja ei ole enam karjääri.